Tere! Mina olen Kellu ja tänases videos ma proovin, kuidas maitseb üks Karumsi kohuke, nimelt Belgia šokolaadi ja karamelliga kohuke. Siukene pisikene, tavaliselt Karumsi omad on natukene suuremad, 45 grammi. See on nüüd siis 38 grammi siukene piklikku ja veits kallim ka, kui tavaline Karums, näiteks Maximus on 38 eurosenti, siis see on siuke 43. Et natuke väiksem, natuke kallim. Aga tundub, et sutsu luksuslikum. Nüüd proovime, kuidas see maitseb. Pakk lahti. Tule. Tuli. Siukene hea, tugeva, siukse tumeda šokolaadilõhn tuleb siit vastu. Nii et proovime. Proovime väga õudselt palastada. Opa! Nagu näha, siis siuke piklik. Ja siis juba šokolaad tuli lahti. Maitse. No nii. Kus ma selle nüüd kätte saan oota. Panen selle oma põlvede peale ja pudistanud on. Siukene šokolaad, see mingi karamell on vist siin sees, see on väike pilu siukene. Tõesti hea. Ta maitseb natuke nagu siuke trühvlikomm. Hästi pehme. Šokolaad on siin natukene, meenutab mulle kas mingit kindermuna või sellist lastenükest. Nagu laste maiustust või vanasti toodi välismaad mingit väga hea šokolaad, siis maitsed on sedasi. Nüüd siit seest hakkab see karamell ka väikselt nagu tulema. Võib-olla kaameras ei ole näha, aga siin on tillukene auk. Ja siin sees on karamell. Ma vaatan, kas ma selle kätte ka saan, mida ongi siuke väikene. Vot, nüüd ta tuleb. Nii et maitses. Nüüd läks kurgu. Nüüd maitses oli teda tunda juba varem. Aga nüüd see karamell siis ilmus siit välja ka. Vaatame, kuidas nüüd on. Appi, see tahab kurku minna. Ta natuke meenutab nagu tumlekommi või sellist magusat välismaist kommi, väga pehme šokolaadiga, nagu peen kohuke. Või ma ei tea, Werther's Original mingit kommi või sellist nagu kuidas mõtlen, siin on väga palju vist mõeldud selle koostide peale, et kõik omavahel kokku läheks, et šokolaad oleks pehme ja magus. Karamell, ta on muidu soolakaramell, ta natuke niimoodi täiustab seda. Ja see kohuke ise ei ole nagu väga, ta ei ole väga pehme. Nii et nad kuidagi niimoodi tasakaalustavad üksteist. Nii et mulle täiega maitseb see kohuke. Hea positiivne üllatus. Mul ei olnud kodulehele kodulehte ette võtta selle kookesega, aga võrdluseks siis, et nad on sarnased oma kaloraaži poolest üsna palju. Ja näiteks siin, seda näen, 340 kilokalorit, 19,3 grammi rasva on ju, siis süsivesikuid 33 grammi ja sellest 32 on suhkrut. Nüüd kohukeste puhul, mida tuleb alati jälgida, on see, et seal on hästi palju küllastunud rasvhappeid, kui neid on toidus väga palju, siis need ei mõju näiteks südamele hästi. Aga siin koostises ma midagi väga hullu ei näe. Hakkas silma trinatriumtsitraat, ehk nende kohta öeldakse, et see hammastise välimine dentiidikiht võib siis kahjustada saada, kui toidus väga palju seda ainet on. Aga muud asjad mulle tunduvad nagu okeid, et ei ole siin minu teadmistele
vastavalt muidugi pöörast, kui sa tead ja leiad, siis kindlasti anna sellest märku. Et selles mõttes väga normaalne kohuke. Nagu ma enne juba natukene ütlesin, siis ta on võib-olla suts kallim kui teised, kuna ta on selline pisikene, ta hind on kõrgem, 43 senti võrreldes näiteks 39-ga, mis on siin vanillil ja tere ja niimoodi pole hullu, aga üldjoontes need koostisosad ja palju ta sulle energiat annab ja palju sul rasva ja suhkrut on sarnased, et midagi väga erilist ei ole. Nii et soovitaks maitsta, see on pigem siuke nagu kommipoolne, ma arvan, elamus ja siukene magus ja pehme, ta oleks tõepoolest nagu mingi trühvel või siuke väljamaine kommi sisse pandud siia kookese paketisse. Ja ma arvan, et teda saab, ma nägin teda Keila tarbijate ühispoodides ja Selveris ma ei ole seda näinud ja Prismas ma ei mäleta, kas ma märkasin, aga kui sa näed, siis proovi, sest ma arvan, et see on seda väärt, siuke kohke. Aga selline siis kohkene täna sai, õigemini see maitsmine sai ja varsti kohtume uutes põnevates toidu proovimistes jälle seniks, aga kui sa maiustad, siis ole mõnus ja kohtume varsti.